Frants, sa oled nüüd siin saanud viimasel ajal igasuguste uute moodsate masinatega sõita küll ja veel. Ja. Mida sina autode juures hindad? Eks mul on tekkinud oma süsteem, mis on minu jaoks oluline, mis mitte. No, mul on midagi analoogset iseenesest. Ja ma arvan, et selleks, et sellest lähemalt rääkida, peaksime me võtma ette ühe katsejänese. Midagi, mis oleks oma eelkäijast uuem, parem, suurem, võimsam, ilusam. Ja nagu ikka, täpselt sama jutt. No jah. Et ma arvan, et läheneme natuke pragmaatilisemalt. Mida meil auto juures lubatakse ja kas me saame ka millegagi petta? Esiteks unustame oma enda subjektiivse maitse üldse ära. Siin on tähtis asetada end selle auto sihtgrupi kingadesse. Teiseks, mind huvitab näiteks väga, et mis tundeid ja emotsioone see auto sus tekitab. Aga selleks, et sellest aimu saada, on vaja tegelikult masinaga enne ikkagi natuke lähemalt tutvust teha. Oleks hea mingid katseid teha. No aga vaata, kas see luksetaskus on midagi, mis sulle võiks huvi pakkuda. Mis silma hakkab? No esimese asja näeb kohe silma, et 0-100 on 7 sekundit. Valmis? 3, 2, 1, läme! Täis. Tuli kusagil 7,8 sekundit. No, see on proovitud. Mis sulle seal brošüüris veel silma jäi põnevat? No seal oli kirjas, et ta peaks vedama 3,5 tonni, aga ma ei suuda seda uskuda, et üle 2 tonnine auto suudaks sellist massi vedada järele. Jääb nagu rohkem, kui ta ise on ju. Jah. Kas sa oskad mulle lähemalt rääkida sellest Mercedes Miist? Ma saan aru, et see on nagu telefonidele Siri. Põhimõtteliselt küll jah, et ühesõnaga ostad auto, võtad telefoni, tõmbad äppi, ühendad need omavahel ära. Ja nüüd on niimoodi, et sa näed siin äppis põhimõtteliselt kõik oma auto kohta tegelikult. Et näen palju on kütust paagis, palju sellega sõita saab, näen, kas uksed on lukust lahti või kinni, näen rehvi rõhkusid, akulaetust. Saan näha näiteks seda, et millal on järgmine hooldus, broneerida järgmise hoolduse. Et siin saab ka neid asju tegelikult teha, et näiteks lähed poodi, unustad uksed lukust lahti, telefon saadab sulle teavituse, et tahad kinni panna või? Paned kinni telefonist need uksed lukku hoopis. Ja lõppkokkuvõttes selline kasulik asi, kusjuures sellega on isegi tuvastatud varastatud autosid siin eelnevalt. Et põhimõtteliselt sinu auto sinu taskus. Või teenindus vist? Jah, põhimõtteliselt. Ühesõnaga saad mõttest aru küll. Võtad endale huvitavad asjad ette ja lähedki järjest ja proovid. Järgmine asi puudutab nüüd neid sihtgrupi kingasid, mida ma enne mainisin. Ehk siis selle jaoks võtsin ma kogusin natuke müügimeestelt sisendit, et mis on need asjad, mida just selle auto kohta küsitakse müügisaalis. Ja üks neist on multimeediasüsteem, mida väga oluliseks peetakse. Ehk siis, väike katse sulle. See peaks ühtlasi kätte näitama ka selle, kui intuitiivne see multimeediasüsteem on. Ehk siis, mina võtan välja oma telefoni, panen ette stopperi ja sinu ülesandeks on 1 minuti jooksul ühendada oma telefon Bluetoothiga selle autoga, leida üles equalizer ja panna mingi lugu mängima. Selge? Ehk siis 3, 2, 1 ja lähme. Nii. Ma arvan, et kõigelt peaks minema kuskile settingutesse, raadiomeedia, valima, ma ei tea, siit settings. Ja aega läks 52 sekundit. Kas tõstame korraks volüümi ka? No pane!
järgmine asi, mida võimalikud ostjad väga oluliseks peavad, on häälkäsklused. Ka mul on sellised imelikke kogemusi erinevate meelelahutussüsteemidega. Proovime, kuidas see siin töötab. Yeah. Hey Mercedes. How may I help you? Call Veli. Please select a contact. Näed, siin peab valima, eks ole. Calling Rajasa Veli. Rajasa. No nii. Kas tuleb? Tuli, täitsa toimib. Paneme ära. Ma proovin nüüd, ma ühendan oma telefoni ja siis ma proovin sulle helistada. Sul on, ma mõtlesin, minu nimi on siuke omapärane, aga vaatame, kas sinu omaga on ka mingeid raskusi. Hey Mercedes. How may I help you? Call Franz Malmsten. I'm calling the mobile phone of Malmsten, France. Päriselt või? Wow. Üks asi, mida on veel oluliseks peetud, on ise parkimine. Ehk siis siin on selline tore nupukene, edasi peaks olema suhteliselt lihtne. Nii, vajutan. Ma näed, hakkas nüüd on ju skännima, otsima. Sõida edasi, et otsida parkimiskohta, ütleb mulle. Nii, sõidame. Näe, vaata kui imelik. Meil on just nagu selle asja harjutamiseks jäetud siia koht, et saaks küll boksi teha. Nii, me hetkel möödume sellest ja ta hetkel näitab, et sensorid otsivad. Nii, mingi kast. Aha, stop the vehicle. Peata sõiduk, nii valiin. Nüüd ütleb, et ma paneks tagurpidi käigu. Pani suunad üle mõõdeks sisse. Op, ja juba keerab. Ise, täitsa. Käed lahti. Minul on käed üleval. Mina olen praegu lihtsalt valmis, et vajutada pidurit. Sina oled lihtsalt reisija. Ma olen lihtsalt reisija praegu valel pool. Nii. Läheb. Ma natuke nagu piduriga Aha. Nii, vajutasin. Väga hea. Nii, nüüd ta keerab rattaid. Ise vahetas käiku. Ja läheb. Peaaegu otsaks ära. Nii. Kas ta vahetab nüüd käiku ka ise? Ja vahetas, okei. Ja korrigeerib ära ka, ja? Kuule, ma ei saa sulle mitte midagi muud öelda, see on ideaalne, me oleme samal liinil teiste autodega ka ju. See ei ole üldse mitte paha. Vaatame, kuidas näiteks mõni lastega pere hakkama saaks oma asjade mahutamisega. Teeme nii. Ka variant muidugi. Ma arvan, et see võib midagi. Oot, lihtsalt ongi nagu löögi moodi siis või? Ilmselt küll nagu jalgpalli löök. Kui me juba siin avatud pagasilugu juures oleme, siis me võiks proovida ka, kuidas siia mahuvad näiteks mingisuguse lastega pere asja. Absoluutselt, ma arvan, ma ei tea, käru vist mahuks, eks ole. Jalgratas tõenäoliselt, lapse jalgratas on ju. Noh, aga iseenesest võiks proovida, kui mingid asjad oleks. Nad kuidagi mugavalt on meie tagant parkiva auto ära kadunud ja... Okei, no, ma ei tea. Proovi see kuidagi panna. Sisse. Noh, natuke veel. Pane ise üks otsakas. Nüüd on see tõe hetk, kas ta viimasel hetkel? Ei, läheb. Mahu. Väga hea. Laste jalgratas ja vankser mahub väga hästi siia ja tegelikult ühe ruumi üle ka. Noh, see toimis. Nüüd järgmine asi. Üleüldiselt selliste kupeemaasturite puhul on minul näiteks olnud kriitikuks senimane see, et ilu nimel on ohverdatud funktsionaalsust. Ehk siis sa teed selle langeva katusejoone ja sul jääb tagaistmel, võtad on ju pearuumi vähemaks. Lähe vaatame. Proovime kohe järele. Nii. Soo. Kuule, mul on täitsa rusika jagu ruumi. Ma ei arvanud ka seda praegu. Mul on ka põhimõtteliselt, rusikas ja lavakäsi veel peale. Täitsa hästi isegi. Ma olen 1,80 m iseenesest, ma ei ole nagu just kõige pikem poiss, aga... Meil on 83. Ja ma istun justkui enda taga, istun selles asendis ja põlveruum, ma siin ikka mahun liikuma ja... Tangot tegema. Jah. Sa oled saanud siin päev otsa ringi sõita, mõelda, arvustada, katsetada. Oled sa siin tuvastanud mingisuguseid puudujääke? Jaa, tegelikult ühe olen. Nimelt 101 000 eurot minu pangakontot, aga sellega ma tegelen ja lisaks peale selle ei ole midagi olnud. Okei, ehk siis ühesõnaga, kui sa oleksid selle auto sihtgrupp, siis sa kaaluksid selle ostmist? Mis ma siin salata saan, Mercedes on mu lemmik, ta tõestas seda täna, nii et jah. Päriselt ka või? Oot, aga mis sul siis Mersudest on siiamaani olnud? G-klass.
alates sellest hetkest, kui ma väikse poisina sinna sisse istusin, ta on ta ja mul lemmikuks jäänud ja nimelt ka vormelis. Olen siin vormelt vaatama hakanud ja ma ei saa midagi öelda. Mercedes on parim ja me näeme seda ka tulemustes. Okei, aga nüüd, kui me läheme selle tunnetusliku osa juurde, need emotsioonid ja muud mõtted, siis mis tunde see auto sul tekitab? Kõigepealt turvalisus on väga suur asi, mis selle juures mul on. Vähemalt endal on see tunne, suur auto. Ja siis saad kõrgel muidugi ja see edistamise tunne ka loomulikult, mis sellega kaasa tuleb. Seda ei saa salata, see on siin olemas. Ja siuke staatuse sümboli. Absoluutselt ja ma arvan, et see on ka mingil määral autoostjate juures on nagu tähtis punkt mõnele. Aga mugavus? Ja, ei, mugavus on väga hea. Esiistmed on väga mugavad. Tagaistmel on selles, neid ei saa reguleerida. Selles mõttes seda ei saa ka pahaks panna, et need ei ole nii mugavad kui esiistmed, aga üleüldiselt on ta mugav. Suhteliselt hea kokkuvõte iseenesest minu arvates vähemasti. Et ma vaatasin, et kusagil siuke poolpaki kütust on alles veel. Ma läheks vaataks ise ka, et mis ma arvan tast. No, mine vaata, sa oled välja teeninud selle. Ma olen vaatan Noblest mingi mulisema endale. Muidugi.